Palk. Nii igapäevane termin. Tihti olemegi harjunud mõtlema töötasust kui aja hulgast, mida me tööandjale pühendame. Tavaline töölepingu mõiste on töö eest makstav palk tunnipõhiselt, päevapalgana või kuupalgana. Kuid on üks ütlus, mis ütleb, et sulle ei maksta tunni eest. Sulle makstakse selle väärtuse eest, mida sa selle tunni jooksul lood. See mõte rõhutab, et tegelik väärtus ei seisne mitte ajas, vaid selles, mida suudame selle aja jooksul saavutada ja panustada. Esimene oluline aspekt selle ütluse mõistmiseks on tootlikkus. 2 inimest võivad töötada täpselt sama aja, kuid nende töö tulemused võivad olla kardinaalselt erinevad. Oletame, et üks töötaja suudab tunni jooksul toota 10 kvaliteetset toodet, samas kui teine suudab toota ainult 5. Kui maksta mõlemale töötajale sama tunnihinda, pole see õiglane, sest esimene töötaja toob ettevõttele 2 korda rohkem väärtust. Seega on oluline tunnustada ja premeerida mitte ainult töötatud aja eest, vaid ka saavutatud tulemuste eest. Teiseks, väärtus ei seisne ju ainult kvantiteedis, vaid ka kvaliteedis. Kõrge kvaliteediga töö võib olla ettevõttele palju väärtuslikum kui suure koguse madala kvaliteediga tööd. Näiteks kui teenindusspetsialist suudab lahendada keerulise kliendiprobleemi lühikese ajaga ja tagada kliendi rahulolu, on see ettevõtte jaoks suurem väärtust kui tundide viisi töötamine ilma reaalse lahenduseta. Kolmandaks on lisandväärtus. Oskus luua ja teadmised, millega luua. Mida rohkem oskusi teadmisi töötaja omab, seda suurem on tema potentsiaal luua väärtust. Spetsialist, kes on kogenud ja hästi koolitatud, suudab tuua ettevõttele rohkem kasu kui algaja. Seega on oluline pidevalt investeerida oma oskuste ja teadmiste arendamisse, et suurendada oma panust ja väärtust. Lisaks on väärtuse loomine seotud innovatsiooni ja loovusega. Töötaja, kes suudab pakkuda uusi ideid ja lahendusi, mis parandavad protsesse ja tõstavad ettevõtte efektiivsust, on hindamatu vara. Innovatsioon ei tule alati tavapärase töötunni raames, vaid võib tuleneda sügavamast mõtlemisest ja loovusest, mida ei saa mõõta ajas. Lõpuks on oluline ka suhtumine ja tööeetika. Töötaja, kes on motiveeritud, positiivne ja pühendunud, suudab inspireerida oma kolleege ja luua positiivse töökeskkonna. See loob omakorda suuremat väärtust kogu meeskonnale ja ettevõttele. Kokkuvõttes, ütlus, sulle ei maksta tunni eest, sulle makstakse selle väärtuse eest, mida sa selles tunnis lood, tuletab meile meelde, et töötasusüsteem ei arvesta mitte ainult töötatud aega, vaid ka loodud väärtust. See arusaam peaks motiveerima inimesi olema produktiivsemad, kvaliteetsemad, arendama oma oskusi ja pakkuma innovaatilisi lahendusi. Töötajad, kes keskenduvad oma väärtuse suurendamisele, leiavad suuremat rahulolu ja paremaid karjäärivõimalusi. Aitäh ja peatse kuulmiseni!